noh, võib-olla läheb üle, aga mulle endale võib-olla need eelmised näitused on nagu isegi rohkem meeldinud, mis mul on Tallinnas olnud, et mõnes mõttes võib-olla see on, noh, ma tunnen, et see teema on natuke nagu hakkab ammenduma, aga ma tean alati, see läheb üle, et kui mul on lihtsalt praegu kopp ees, sest kuna ma tegin selle töö hästi kiiresti, noh, ütleme, et sükse suhteliselt suure mahu kohta ja eriti see lõpp oli intensiivne, siis mingi hetk lihtsalt nagu, kui sa nädal aega näiteks juhtmeid iga päev ühendad, siis ta nagu viskab üle ja siis tundub kõik nagu siuke natuke vastik enda jaoks. Aga ma otseselt kindlasti ei taha vihjata mingitele konkreetsetele liikumistele või religioonidele, et ma usun, et see on hea, kui igal näituse külastajal tekivad mingid omad mõtted nagu nende asjadega, mis ta näeb seal. Kui ma saaksin oma mõtteid või mingisuguseid, mis ma tahan öelda kas või selle suremise kohta ühe lausega kokku võtta, siis ma teeksin näiteks loosungi. Aga kuna see ongi kuidagi siuke laialivalguv ja põnev just sellepärast, et ei ole konkreetseid vastuseid, siis ongi tore teha mingisugune, kas või siis selline töö. See mängudoosiga on nii, et tegelikult mind alguses häiris see, et seal on kirik ja üks ingel laseb ringi ratast. Ja tegelikult selle mängudoosi ma ostsin Tallinnas mingisugusest Kopli kaltsupoest vist 10 krooni eest. Ja mulle tundus, et see on nagu selline pisike maailmamudel. Et ta oli natuke katkeks ja enamus tegelasi oli sealt ära murtud, aga just see, kuidas see natuke totra meloodia järgi üks ingel lihtsalt lõputult laseb ringi ratast. Et kindlasti ta on vihje mingile kultuuriruumile, kus me oleme, et midagi ei ole teha, et kui sa ostad mängudoosi, siis üldjuhul on seal ingel ja kirik ja aga minu enda jaoks tegelikult ma ei taha kindlasti vihjata nüüd ühelegi religioonile. See on lihtsalt üks pisike maailmamudel, mille ma ostsin kaltsupoest. Aga need lambid on sama hästi, mulle need lambid meeldisid sellepärast, et räägitakse viimsest kohtupäevast ja millest iganes, aga mulle tundusid need lambid kuidagi nagu ülekuulamisel, ma kujutan ette, suunatakse vähemalt vanades filmides on nii, et kui kedagi üle kuulatakse, siis suunatakse lamp näkku. Et kuna meie ilmselt ka mõlemad, eks ju, oleme sellest kultuuriruumist, nagu me oleme, ja siis vist tõesti, et enamikele see valgus nagu seondub mingisuguse kristliku pildiga või mulle endale meeldib see plastiku värvilehm, ma arvan, et see on osa minu töödest, et ma ei üritagi nüüd, et ta oleks siuke steriilne või et mulle endale meeldib see, et kui on installatsioon, et ta mõjub umbes nii nagu remont oleks pooleli kuskil.